Jaa. Ma korra, oota, kas ma võin korra panna enda sharing? Jah, see ei muuda midagi, okei. Nii, vaata korra, kuidas mul see võiks olla. Nii. Kui siit ülevalt hoida, näete kõike, jah? Näen. Siin on more ja siin on chat. Nüüd ma enam Zoomi ei näe, ma näen su desktopi. Ei näe Zoomi seda üldse. Jah. Kui te nagu muidu share'imise ajal oma hiire täiesti ülemisse äärde lükkad, siis ta avab sellised ripmenüü ja siis kõige parempoolne on more ja siin on chat, reactions, breakout rooms ja sellised võimalused. Vaadab korra uuesti. et selle tunneb ära ja nagu YouTube'i on kõikidel on see sama rikkumata, kui sa see hiildab nagu, et see sinu
Okei, tere ilusat neljapäeva pärastlõunat. Mina olen Aive ja täna räägime tootearendusest. Tootearendusest siis superagiilse lähenemisega. Ja mis see tähendab, sellest õige pea. Nagu ütlesin, mina olen Aive, mina juhin sellist ettevõtet nagu Concise ning minu üks suurimaid kirgesid on kasvu loomine. Mulle meeldib kasv hästi mitmest dimensioonist. Mulle meeldib näiteks eneseareng ehk et inimeste kasv. Siis mulle meeldib, kuidas tiimid koostöös kasvavad ja samuti meeldib mulle ettevõtete kasv ehk et ärikasv. Ehk et kasv on minu teema. Ja millest siis me täna räägime? Räägime sellisest superagiilse punkti tööriistast, mille me oleme Concise'is välja töötanud ja mida me ise kasutame ning mida on kõikidel teil ka võimalik kasutada. Me lähinädalatel tuleme välja ka tasuta äpiga, mida siis tiimid saavad enda superagiilse hinnangu arvutamiseks kasutada. Aga et sellest oleks parem arusaamine, siis täna ma seletan juurde, mida see tähendab seal. Me räägime meeskonnatööst ja me räägime innovatsioonist. Siis me räägime sellest, kuidas natukene ka tootearengusse sellist kasvu sisse tuua. Ning räägime, kuidas arendada niimoodi, et arendus oleks üles ehitatud piisavalt kiirelt. Nii, Concise, kes on Concise? Concise on loodud 2008 aastal, nii et tänaseks oleme juba päris pikka aega opereerinud. Meie eelmise aasta käive oli 5,5 miljonit. Me läheneme kohe 100 töötajale ning meie kontorid on täna Tallinnas, Tartus ja meie klientideks on peamiselt startupid ja kasvavad ettevõtted, aga natukene oleme ka tegutsemas sellises korporatiivses maailmas, et seal ka agiilset vaadet rohkem sisse tuua. Kuigi meie kontorid on tänasel päeval ainult Tallinnas ja Tartus, siis me tegelikult igapäevaselt töötame miljonite kasutajatega üle maailma. Väga palju on Euroopas, aga samuti tegelikult on ka väljaspoolt Euroopat neid kasutajaid, kes igapäevaselt kasutavad neid tooteid, mida meie loome. Et selles mõttes omame päris globaalset vaadet. Ja nüüd siis jõuamegi selle juurde, et mis asi see SuperAgile on. SuperAgile sündis 2 aastat tagasi, kui me nii-öelda kaardistasime siis oma töömeetodeid nii selles vaates, et mida me juba teeme, kui ka siis selles vaates, et mida ja kuidas me tahaksime parandada. Ja me mõtlesime, et jube mugav, kui ikkagi nagu seda saaks kuidagi ühe sõnaga öelda. Ja mõtlesime, et kuigi meie lähenemised ja kõik on nagu sellisest agiilsetest lähenemisest pärinevad, siis ta ikkagi on nagu natuke sellist, seal on seda ekstra asja juures. Ja enne kui me läksime Soome ühte müügikõnet tegema, otsustasime, et okei, otsime nüüd ühe sõna, mida öelda. Katsetasime sõna SuperAgile, küsisime mitmetelt inimestelt tagasisidet sellele sõnale ja saime aru, et see on tegelikult sõna, mis tekitab emotsioone ja emotsioonid on alati head asjad. Ehk et kes siis vihkasid seda, kes nagu armastasid seda, aga vähemalt see ei jäänud märkamatuks. Ja nii see sõna sündis. Tänaseks on ta meie jaoks saanud väga palju sisulisema tähenduse, kui ta alguses oli, aga samas ma nagu julgelt ütlen ka seda, et see, mis meie jaoks tähendab täna, ei ole ka lõplik tõde, sellepärast et jätkuvalt me iga päev areneme, me õpime uusi asju juurde ja läbi selle siis tegelikult muutub ka see meie lähenemine. Küll aga selle aasta alguses siis oli see koht, kus me panime kirja vähemalt meie hetkenägemusega e-raamatuna. Seda e-raamatut saab meie kodulehelt tasuta download ida, et sealt saab lugeda juurde täpsemalt sellele, mida ma siis täna räägin. Aga kui üldiselt nüüd sisse minna natukene, siis jah, ta sisaldab kõiki selliseid põhilisi agiilseid lähenemise põhimõtteid, et cross-functional teams ja
ja siis ütleme ise organiseeruvad meeskonnad ja kõiksugused sellised põhimõtted ja hästi MVP mõtlemine, siis me nagu jah tunneme, et me oleme siia rohkem pannud juurde ka sellist tehnoloogia vaadet, growth hacking'u vaadet ja keskkonnavaadet ja ka nagu seda ülesehitust, kommunikatsiooni ülesehitust just tootearenduse vaatest ja ärimõtlemist. Ning nüüd me siis lõpuks jõuamegi selle tööriistani. Mis see tööriist siis on? Ta on selline 13 elemendist koosnev ketas, mis meie jaoks moodustab terviku. Need ketta elemendid on need, mille poole püüelda. Et võin julgelt öelda, et meil ei ole ühtegi ideaalset tiimi ehk et meil ei ole ühtegi tiimi, kellel kõik need kettaelemendid oleks maksimaalselt head. Sellepärast, et me ikkagi lõppude lõpuks elame reaalses maailmas, kus on alati väljakutsed, aga samas väljakutsete lahendamine ongi põnev. Nii et võib-olla just nagu see ideaal on see, kuhu me püüdleme ja millele me tahame tähelepanu pöörata, et kogu aeg paraneda, kogu aeg jõuda nagu veel efektiivsemaks. Aga jah, see ei tähenda nüüd, et kõik alati ongi ideaalne, et seal on nagu omajagu tööd taga. Ja kuidas me seda teeme, on siis, et igat elementi meeskonnad hindavad väärtuses 0–3. Et 0 siis tähendab skaalat, et see element on meeskonnas väga nõrgal tasemel või peaaegu olematul tasemel ning 3 tähendab, et see element on selles meeskonnas väga-väga heal tasemel. Ja nüüd me nagu liigumegi need 13 punkti läbi. Ehk et kui siin on kuulajaid, kellel juba on meeskond, et arendate mingisuguse meeskonnaga, siis ma väga soovitan, võtke kõrvale paber ja pliiats ning iga elemendi juures siis pange enda jaoks kirja, kas teie tänases tiimis, see võib olla täiesti mingiga tudengite koduprojekti tööd meeskond, aga võib-olla töine meeskond, ükskõik. Aga jah, et panna enda jaoks kirja, et kas see element on siis väga heal tasemel, kuskil keskel või täitsa puudu. Ja sellest, kus on siis nagu madalamad numbrid, see on see koht, kus saab tekitada diskussiooni, et äkki on midagi, mida saaks parendada. Alati ei ole, aga päris tihti on, sest tegelikult ikkagi me saame ise väga palju muuta oma koostöös ja oma protsessides. Ehk et nüüd siis hakkame pihta. Esimene element, full stack tiim. Me siis räägime meeskonnast, kellel on mingisugune tervikvastutus teatud toote või tooteosa eest. Miks meie jaoks on hästi oluline, et kogu nagu see just äripoole vastutus oleks ühes meeskonnas, sellepärast et me tunneme, et niimoodi, kui sa oled nagu ühele eesmärgil suunatud, siis sa palju kergemini saavutad selle. Vastasel juhul, kui ütleme, see alternatiivne jaotus on niimoodi, et sa jaotad nagu tegevuste vaatest, et rääkides arendusest, et võib-olla sul on back-end tiim, siis sul on front-end tiim, siis sul on äpi tiim, et tegelikult nagu me oleme näinud, kui palju läheb infot ja teadmist kaotsi, kui nii palju niipidi jagada ja kui palju tegelikult efektiivsem on, kui see meeskond ikkagi omabki kõike kompetentsi, mida on vaja, et just nagu selle toote mingisugused vajadused ära täita ja liikuda selles suunas, kuhu see toode tahab liikuda just ärivaatest. Et see ei tähenda, et nagu meeskond peab olema, ma ei tea, ekspert maailmas kõiges, et see nagu ei ole võimalik ja loomulikult alati tekib neid kohti, kus on ikkagi väljastpoolt ka abi vaja. Et võib-olla meie näitel kõige klassikalisem on see, et kui igapäevaselt ei ole seal disaini vaja, siis aeg-ajalt sul on ikkagi vaja mingisugused disainitööd ka teha ning siis sa selle disaini loomulikult tellid professionaalselt disainerilt, kes igapäevaselt meeskonnas ei ole, aga ikkagi see vastutus, et see disain tellida, kätte saada, integreerida, jääb sellele meeskonnale, kes vastutab terviku eest. Et see nagu on jah, see lähenemine, mille poole me hästi tugevalt püüdleme. Ja miks? Sellepärast, et
mina olen hästi tugevalt meeskonnatöö usku, ehk et ma usun, et mitmekesi saavutab rohkem kui üksinda, ehk et tegelikult inimene on selline olevus, kes kipub kinni jääma mingitesse kohtadesse, kes vajab vahepeal, et läbi arutada, et tiimikaaslased aitaksid, kui sul on keeruline hetk või et nad nagu mõtleksid kaasa, kui sa enam ei leia lahendusi. Ehk et ikkagi sellise tugeva meeskonnatööna saavutab oluliselt rohkem kui see, kui igaüks teeb oma juppi ja siis liimime need jupid kokku. Et jah, selle kohta on hästi levinud ütlus, et tegelikult aeg-ajalt 2+2 võib võrduda ka 10, et üldiselt nagu matemaatikat õppinud inimesed ütlevad, et see ei ole võimalik, aga see või siis võib-olla on see koht, mida just tiimitöö võimaldab. Miks just selline toote ja äri lähenemine isegi nagu tehnilises arendusmeeskonnas on tegelikult ka see, et siis sul on see ühine selge eesmärk. Et see ühine selge eesmärk annab hästi palju juurde just selles, et mõelda kaasa, kuidas see siis tegelikult saavutada. Me räägime sellest veel mitme punkti juures, aga üks näide, mis mulle hästi on meeldinud, et näiteks kui sa istud taksosse ja sa ütled taksojuhile, et ma ei tea, palun vii mind Tallinna, kus sa siis nagu täpselt lõpetad, kes teab, aga kui sa nüüd istud taksosse ja ütled taksojuhile, et palun vii mind sellel tänaval selle maja juurde, tõenäoliselt sa jõuad nagu sinna. Ehk et tegelikult ka selle tootearenduse ja enesearenduse ja kõikide selliste kohtade juures on see sama, et kui sa tead, kuhu sa tahad jõuda, siis sinna jõudmine on palju suurem tõenäosus. Ja see tegelikult nüüd ei tähenda, et vahepeal asjad ei võiks muutuda. Me elame ikkagi väga muutuvas maailmas, aga vähemalt nagu see selgus tegelikult aitab väga palju kaasa, ta aitab kaasa prioritiseerimisel, ta aitab kaasa otsuste tegemisel ja tiimitöös ja kõikides muudes elementides. Et nüüd tulles natuke rohkem juba meie tootearendusmeeskondade sisse, siis meil ei ole selliseid mänedžere ehk et meil ei ole inimesi, kes üksi teeksid otsuseid, aga samas meil on ikkagi need vastutajad, kes vastutavad, et tiimis mingisugused asjad edasi arenevad. Ja sellepärast sai joonistatud selline kolmnurk, et luua nagu siis tiimis neid efektiivseid protsesse, on tegelikult ikkagi vajalik, et erinevad need juhtimisrollid oleksid tiimis täidetud. Ja mina olen siis joonistanud sellised 3 tippu siia nagu people lead ehk et inimeste juht, tech lead, tehnoloogia juht ja product lead ehk et tootejuht. Ja minu jaoks nagu kokku nendest 3 tulebki see tervik, et kui igaüks neist siis hoolitseb, et just see pool selles tiimis väga hästi toimiks. Ja taaskord ma ütlen, et see pole see inimene, kes teeb üksi otsuseid, et tech lead ei tee arhitektuuri otsuseid, vaid tech lead pigem on see, kes mõistab alati seda suurt pilti, oskab võib-olla selgitada, oskab kaasata, oskab aidata meeskonda sinna, et need tehnilised otsused saaksid tehtud ja et meeskond oleks tehniliselt kõrgel tasemel, aga see ei tähenda, et tema üksi kuskil nurgas otsuseid teeks. Ja teiste asjadega samamoodi, et people lead siis on rohkem suunaga inimeste poole, aga seal on ka hästi oluline osa nendel protsessidel ja kuidas neid protsesse paika panna, kuidas nagu tiimi toetada, et tiimis töötaks tagasiside andmine, et tiimis töötaksid retrod, et tiimis inimesed ka areneksid isiklikus vaates, et see people lead on natukene see liim, kes seda siis koos hoiab. Ja product lead on siis vaatab asja selle poole pealt, et kas see nagu head tootearenduse praktikad on tiimis kaetud ja tõesti tiim mõistab seda tootevisiooni, seda eesmärki seal taga ja oskab seda ka siis jooksvalt mõõta oma tegevuste juures. Et selliseid 3 kolmnurka eristame. Ning mis nagu
on huvitav ongi, et kui me räägime tehnoloogia maailmast, siis tegelikult tänased oskused ei ole üldse olulised, sellepärast et tehnoloogia maailma kõige olulisem oskus on õppida uusi asju. Tehnoloogia maailm nagunii muutub ja siin on nagu meie jaoks olnud hästi põnev teekond, et näiteks kuidas ka värvata, et kas siin värvata siis just oskusi või sa tegelikult värbad inimest, kes oskab õppida. Et loomulikult erinev tasakaal on oluline, et meeskonnas on inimesi, kellel on kogemusi varasemast ka, aga ikkagi seal juures tegelikult kõige olulisem on just selline õppimisoskus. Seda me väärtustame väga. Nii et see nüüd oligi see esimene punkt, full stack tiim, kuidas mõõta. Meeskonna juures kindlasti hästi oluline on meeskonna suurus ehk et sellise ühise eesmärgi poole liikumiseks meeskond ei tohiks olla suurem kui 6-7 inimest, parem isegi ma ütleks 5. Ja 3-5 võib-olla on see kõige ideaalsem, aga eks ta sõltub tootest. Igatahes jah, et see meeskonna suurus ei tohi minna liiga suureks, sest siis, kui sa üritad juba kõigest aru saada, ei ole see efektiivne, sest siis sul kulubki kogu aeg sellele. Nii et ja kui inimesi läheb rohkemaks, siis lahendus ei ole, et nii ei tohi olla, vaid lahendus on see, et siis tekib mitu tiimi. Ehk et see tiimidesse jagunemine on oluline asi organisatsiooni ülesehituse juures. Ja teine koht siis, mida saab mõõta, on just see, et kui palju tegelikult on neid kohti, kus meeskond ootab kellegi teise taga. Et kui seda tagaootamist on palju, siis võib-olla see on oskus, mis oleks vaja tiimi sisse tuua. Et kui ikkagi ma ei tea, ongi siin eraldi äpi meeskond ja siis pooled asjad, mida nüüd see meeskond teeb, ootavad selle äpi meeskonna taga, siis võib-olla on äpi arenduse oskus mõistlik siia meeskonda hoopis sisse tuua, et see olekski osa sellest tiimist. Ja võib-olla üks asi veel, mida rõhutada, et üks asi on need oskused meeskonnas, et nad oleksid seal kõik olemas, aga teine oluline punkt on ikkagi see, et loomulikult kõik ei saa olla kõiges eksperdid, kui sa oled väga hea fronti arendaja, siis sa ei jõua olla samal ajal võib-olla ülitasemel back'i arendaja, aga et sa vähemalt mõistad üldtasemel, mida teevad ka teised. Ja teine oluline punkt selle juures on see, et samas ei oleks tiimis kedagi, kes on asendamatu, sest muidu võib juhtuda, et see üks asendamatu inimene tiimi sees hakkab seda blokkimist tekkima, kelle taha asjad jäävad, et sellist teadmiste jaotust ja kaetust peaks ka ikkagi tiimis alati jälgima. Nii, ja kes nüüd omale siis paberile numbreid kirja panevad, siis nüüd on siis see esimene koht, kus panna endale kirja, mis on sinu tänases tiimis full stack tiimi hinnang, on ta siis 0, 1, 2 või 3. Järgmine punkt, ärikasv. Kui me räägime tootearendustiimist ja isegi kui me räägime väga tehnilisest tiimist, mis ikkagi sisaldab peamiselt arendustöid, koodi kirjutamist, siis samas ikkagi väga oluline on, et kõik meeskonnaliikmed saaksid aru, mis on see äri seal taga. Et lihtsalt siis on nii palju lihtsam tegelikult luua neid lahendusi ja teha neid õigeid lahendusi, sest vastasel juhul hakkavad mingisugused olulised kohad kuskil tõlkes kaduma minema. Ja mida siis meie hästi palju rõhume, on see, et iga arendaja aeg-ajalt ikkagi nii palju kui võimalik kõnniks ka selles päris lõppkasutaja jalgades, et katsetaks ära. Et kui sa midagi teed, siis tõesti ütleme selline product owner või äripoole roll on sellest põhjalikult aru saada ja seal põhjalikke uuringuid teha, aga et see arendusmeeskond ka aeg-ajalt tunnetaks seda päris peini, seda päris põhjust, mida nad oma tootega lahendavad, et meilt võin tuua sellise näite, et teeme rakendust diabeetikutele ja see rakendus tegelikult ei ole, Eestis ei ole ta kasutusel, aga me arendame teda Eestist ja siis ikkagi kas või selleks, et see arendusmeeskond saaks parema tunnetuse, milline on see diabeetiku elu,
oleme me aeg-ajalt kutsunud kontorisse inimesi, kes diabeediga iga päev elavad, lihtsalt selleks, et rääkida nagu nende elust, nende muredest, nende väljakutsetest, sest see annab nagu selle parema arusaamine, et kas see, mida sa teed, päriselt toetab seda. Et võin tuua ka ühe teise näite, mis on võib-olla siis mingis mõttes selline ebaõnnestumise näide, et kui me ka tegeleme siin parkimise valdkonnas palju, siis aeg-ajalt sa teed nagu tehniliselt täiesti super tööd ehk et sa automatiseerid ära, et inimene, kes võib-olla sõidab sinna tõkkepuuga parklasse, ei peaks ise mitte midagi tegema, tõkkepuu kaotatakse ära, auto paneb ennast ise parkima, kõik on nagu suurepäraselt mugavaks tehtud, ülihea lahendus. Aga kui sa pole seda ise nagu läbi teinud ja vaadanud, et kuidas need inimesed seal ennast tunnevad, siis juhtus nii, et inimesed ei saanud üldse aru, mis toimub, et selle asemel, et nüüd mõista, et nende eest on töö ära tehtud, oli neil segadus, et tõkkepuud enam ei ole, kuidas nad maksma peavad, mis saab. Ja siis lõpuks nagu nad hoopis kulutasid aega sellele, et välja uurida, et mis toimub ja kuidas ma oma auto parkima pean panema. Et olles siis nagu aeg-ajalt selle lõppkasutajale lähedal, on parem nagu ennetada selliseid olukordi või siis vähemalt saada neile kiiresti jaole. Et kuigi me siin teeme enda arust väga head lahendust, siis kas seda tegelikult ka osatakse kasutada. Ehk et kui hästi palju räägitakse selliseid põhitõdesid, et alati mõtle, kes on see lõppkasutaja, joonistaja, persona ja kõike muud sellist, siis tegelikult on ikkagi ka väga oluline, et sa sellest persoonast lähed natukene veel kaugemale, et sa ei mõtle ainult seda selle inimese sugu ja ma ei tea, vanust ja tegevusi, vaid sa tegelikult lähed ka sellisele empaatilisele tasemele, et sa nagu tõesti üritad aru saada, et mida ta mõtleb, mida ta tunneb, kuidas ta käitub, miks ta nii käitub. Ja see on iseenesest päris huvitav osa tootearenduse juures. Nüüd selline sõnapaar nagu growth hacking on saanud siin viimased aastad päris populaarseks. Mu isiklik arvamus on, et teda päris tihti kasutatakse veidikene valesti. Et teda võetakse kui sellist modernset sõna rollile turundus, mis ei ole nagu päris vale, sest turundus on sellest suur osa, aga mis nagu tegelikult see mõte seal taga on just see, et ta ühendab turunduse, arenduse ja analüütika poole. Ehk et jällegi, et kui see arendusmeeskond tegelikult teab, mis on tema lõppäri eesmärgid, siis ta saab sinna nii palju nagu rohkem juurde panustada ja kaasa mõelda, et kuidas neid täita. Ja kui siis see kõik käib selliste lühikeste tsüklitega, kus genereeritakse ideid, siis neid prioritiseeritakse ja siis neid näiteid viiakse ellu ja osatakse pärast nagu mõõta, et siis sealt on hästi palju õppida ja tegelikult nagu ta toetab jällegi seda, et sa teeksid õiget asja ja jõuaksid sinna, kuhu sa tahad jõuda. Et jah, et see koostöö jällegi tuleb igast punktist välja, et mis ta nagu öeldud on, et sellised klassikalised organisatsiooni nii-öelda harud või osakonnad on need, mis hästi palju innovatsiooni tegelikult alla tõmbavad, sest see, et sul on turundusosakond ja siis sul on müügiosakond ja siis sul on arendusosakond ja igaüks liigub natukene omas suunas ja võib-olla mõõdab nagu erinevat asja, et turundajad mõõdavad oma Facebooki engagement'i, müügiinimesed mõõdavad nagu müügitulemusi ja arendajad mõõdavad, et kui palju vigu nad võib-olla production'isse jõuab. Kõik need on tegelikult nagu okei mõõdikud, aga samas nagu neil hästi oluline on, et neil oleks ka see ühine terviknägemus, et kuhu ikkagi nüüd see ettevõte liigub. Ja see nagu peamine mõõdik peaks olema see, mis tegelikult on ühine. Et jah, et just selline turunduse ja arenduse suurem koostöö on üks hästi tugev mõte growth hacking'u
taga, et seda nagu rohkem sisse tuua. Ja ise võin ka öelda, et me oleme nüüd nagu sellest mõnda aega nagu rääkinud ja mõelnud ja et tegelikult see jätkuvalt tuleb väga raskelt, et ühe kliendi juures rääkisime sellest alguses pikalt ja siis ühel hetkel nagu ikka näed, et okei, aga et neil on teine partner nagu turundusettevõte, kes teeb täiesti oma asja. Ja meie arendajad nagu liiguvad omas suunas ja siis on see, et oot, on ju, aga et räägime nüüd, mida tegelikult teie turundajad saavutada tahavad ja siis arendus saab kaasa mõelda, kuidas seda saavutada. Et jah, neid koostöökohti tegelikult on väga palju ja väga häid ja väga efektiivseid. Ja nüüd ma jagaksin 3 sellist viga, mida ma ise olen näinud, et see sellise siis growth hacking mõtteviisi juures kõige rohkem tehakse. Esimene on ikkagi see, et kui sa lood mingit toodet, siis ta sulle endale hirmsasti meeldib ja sa arvad, et sa oled ise kõige targem teadmaks, mida kõik teised tahavad. Ja siis sa tegelikult jääd kinni sinna, et saada aru, mida tegelikult kasutajad vajavad. Ja paraku on niimoodi, et me ei ole nagu üksi need kõige targemad, kes kõike oskavad. Me näeme ainult enda vaadet ja siin on hästi hea näide on näiteks YouTube'i poolt, et YouTube alustas oma tegevust tegelikult videokohtingu portaalina ja YouTube siis selles mõttes oli hea tooteettevõte, et nad ikkagi oskasid mõõta ja jälgida, mida kasutajad teevad ja avastasid ühel hetkel, et tegelikult nagu ikkagi iseendast keegi videosid üles ei taha panna, pannakse hoopis kassivideod ja need saavad väga populaarseteks. Ja siis sealt tuligi see switch, et aga teeme hoopis nagu teistsuguse asja. Et olles sellises startup maailmas sees olnud, siis võin julgelt öelda, et enamus ideed, millega alustatakse, ei ole need ideed, mis pärast kuulsaks saavad. Et alati nagu ikkagi selle, ma ei saa öelda alati, sest kindlasti on erandeid, aga väga tihti ikkagi just selle arenduse käigus ja selleks, et edukaks saada, sa muudad nagu oma toote fookust mitu korda ja nende muudatuste tegemiseks sul tegelikult on vaja seda lõppkasutajat mõista. Et kui investoritega rääkida, siis investorite ikkagi põhisõnum on see, et see, mida algfaasis vaadata, on meeskond, sellepärast et meeskond, kes suudab siis muudatustele reageerida ja kogu aeg liikuda sellises muutlikus maailmas ühiselt hästi toimides, on see meeskond, kes tegelikult suudab ellu viia asju, aga see toote idee võib-olla esimeses faasis ei olegi kõige tähtsam. Nüüd teine viga, et kui me siin rääkisime, et see mõõtmine on oluline, siis mõõtmine on ka asi, mis tegelikult siis vajab ikkagi seda, et sa eelnevalt ette tead, et mida sa hiljem tahad mõõta. Vastasel juhul, kui sa pärast hakkad mõtlema, mida sa mõõta tahad, siis sul võib-olla ei ole neid andmeid, mida mõõta. Et on ka viga, mida olen ise korduvalt ja korduvalt teinud. Ja kolmas on nüüd jah, just see, et mõõta saab nagu tohutult palju erinevaid asju. Mina arvan, et üle sellega ei tasu ka tegeleda, sest vastasel juhul sa ainult tegeledki sellega, et mida ja kui palju mõõta. Aga just see, et mis on nagu need sinu jaoks päriselt tähtsad asjad, mida täna mõõta. Et see peaks igal sellisel tootearendusmeeskonnal olema selge. Ja growth hackingus nimetatakse seda Northern Stariks ehk et põhjatäht, mis siis näitab meeskonnale teed, et vot see on meil tegelikult nüüd siin kõige olulisem koht. Ja selle põhjatähe juures on siis oluline aru saada, et see on muutuv. Mis töötab ühele ettevõttele, ei pruugi töötada teisele ettevõttele. Iga toode on erineval ajahetkel erinevas kohas. Ja jällegi siin võib nagu tuua näiteid hästi tuntud portaalidest, et Facebook ja Airbnb, mida mõõdab Facebook? Facebook mõõdab seda, kui kaua sa seal aega veedad, sellepärast et seni, kuni sina seal scrollid, saab tema reklaame näidata, raha tuleb. Mida mõõdab Airbnb? Airbnb mõõdab ikkagi seda, mitu bookingut sa teed. Isegi kui sa päevi seal scrollid, siis üldiselt nad ikkagi tahavad, et nemad saavad kasu alles siis, kui sa selle booking nupule vajutad.
et siis ongi väga erinevates faasides on erinevad asjad, mida mõõta. Ja ka see, et kas parasjagu sa oled oma tootega faasis, kus sa tahad just seda, et üleüldse inimesed su tooteni jõuaksid ja nad selle download iksid või sa oled faasis, kus sa tahad, et inimesed hakkaksid seal olema aktiivsed ehk et sa tahad, et nad tuleksid sinna muudkui tagasi ja seda luua või sa oled faasis, kus sa nüüd tahaksid, et inimesed hakkavad soovitama su toodet või sa oled nüüd faasis, kus sa juba vaatad ainult seda, kui palju inimesed maksavad su toote eest. Et see on hästi erinev ja sellepärast nagu ongi vaja mõelda, et tänases faasis, mis on meile kõige tähtsam. Ja kuidas mõõta? Selleks on omajagu erinevaid tooteid. Kõige tuntum kindlasti Google Analytics, aga jällegi, et Google Analyticsiga kipub juhtuma see, et sealt ei vaadata tegelikult olulisi andmeid, et ikkagi just kõigepealt tuleks mõelda, et mis on minu jaoks oluline ja siis vaadata, et mida ja kuidas seda, mis vahendiga seda kõige mõistlikum mõõta on, et kas ikka tegelikult see, et mitu külastajat mu kodulehel käib, annab mulle mingit teadmist või tegelikult ma tahan hoopis muud saada. Et Google Analytics võimaldab ka palju rohkem kui see, kui võib-olla defaultina sealt kasutatakse, aga jah, just see, et tegelikult mõõta ei tasu mõõtmise pärast, vaid ikkagi selle pärast, mis sulle päriselt oluline on. Ja teine asi on see, et andmeid ei tasu koguda, kui sa nendega midagi peale ei hakka, et kui sa mõõdad, siis nagu kasu on sellest siis, kui sa seda ka päriselt kasutad ja selle pealt teed otsuseid ja selle pealt teed järgmisi valikuid. Et lihtsalt sellepärast, et linnuke kuhugi kirja saada, et me oleme tublid ja mõõdame, siis see on ajakulu, mida ei ole mõtet teha. Ehk, et elu on liiga lühike, et ehitada midagi, mida keegi ei taha. Ja selles osas arendusmeeskond võiks mõista, miks ja kellele ja mille lahendamiseks ikkagi nagu kogu see toode on, nii sellises suures plaanis kui ka tegelikult iga väikse arenduse juures. Et iga väiksem jupp, mida arendada, on siis see, mis peaks ka nagu alati olema arusaadav, et miks see vajalik on, kellele see vajalik on, kuidas see kedagi aitab. Ja vastus nagu miksile ei ole see, et product owner tahab, vaid tegelikult ikkagi seal taga peaks olema see, et kes seda pärast kasutab ja miks see inimene seda vajab, kes seda pärast kasutab. Nii, see peatükk nüüd hakkab ka läbi saama, ehk et nüüd on see koht, kus saab jälle endale paberi peale numbri panna, et kui oled arendusmeeskonnas, siis kuidas sa tunnetad, et kogu meeskonnal selline ärimõistmine ja ärikasvule kaasamõtlemine kaetud on. Kolmas, priority switch ehk et tänases maailmas, kus maailm muutub iga päev järjest kiiremini, on väga oluline, et tegelikult siis see arendusmeeskond ikkagi suudaks ka reageerida sellele, kui olukord muutub. Ja see on hästi selline ohtlik tee, et ühest küljest, kui iga päev võtad omale uue eesmärgi, siis sa ei jõua ühegi eesmärgiga lõpuni. See on ka väga tõde, aga teisest küljest jah, et kui sa jällegi oled kinni sellest, sellepärast, et me ju otsustasime nii, aga tegelikult olukord muutub, siis nagu sa võid häid võimalusi maha magada ja tegelikult ikkagi startup maailmas eriti, aga tegelikult igal pool äris on see, et kui nagu olustikud või midagi muutub ja sul on tark nüüd teha see ümberlülitus, siis seda tuleb teha võimalikult kiiresti ja siis on oluline tegelikult, et arendusmeeskond ilma suurema stressita suudaks sellega kaasa minna. Võin tuua ühe enda näite, et seesama tegelikult diabeetikute toode, mida me arendame, et alguses ta oli peamise sihiga Rootsi turule, aga siis ühel hetkel lihtsalt tuli see võimalus, et hoopis nagu Araabias on palju paremad
potentsiaal sellele ja see vajadus palju suurem. Ja ta tegelikult ühest küljest oli meie jaoks päris raske, et me olime just saanud valmis, et nüüd võib tulla nagu Rootsis reliis ja nüüd on nagu info, et okei, et aga hoopis pöörame sihi Araabiale, mis tähendab väga palju muudatusi, alustades sellest, et puhkepäevad on teistel päevadel paroolis, sul ei saa olla nõuet, et seal peab olema suur täht sees, sellepärast et seal ei olegi sellist asja nagu suur täht ja rääkimata veel mobiiliäpi siis visuaalsest poolest, kui sul on hoopis teistpidi kirjutatud tekst. Aga see oli nagu võimalus, mida oli vaja ära kasutada ja siis selle switchi tegelikult selliseid switche tuleb siis teha kiiresti. Ja see võib-olla on selline hästi mastaapne näide, aga aeg-ajalt on neid näiteid ka väga pisikesi igapäevaseid ja sealt ei tohiks siis tulla sellist nagu vastuseisu, et tegelikult meeskonnale peaks olema see mugav, lihtne ja mitte stressi tekitav selliseid muudatusi teha. Nii, kolmas teema, priority switch. Et kui on paber ees, siis jälle kirja, mis tunnetuslikult on 0-3 sinu tänases meeskonnas. 4. teema, continuous deployment. See läheb nüüd rohkem juba tehnilisse poolde, ehk et kuidas siis tehniliselt üles ehitada oma arendusprotsesse, aga meie see, kuhu me iga tiimiga tahame jõuda, on ikkagi, et iga arendaja commit jõuab kohe lõpptootesse. Ja see tundub esialgu hästi hirmutav, aga tegelikult seal on väga tugevalt palju seda väärtust, mis siis aitab kliendil. Esiteks, ilmselge on see, et mida kiiremini, mida mingisugune lisaväärtus lõppkasutajale jõuab, seda kiiremini ta hakkab kasu tooma. Et see, kui sa 2 kuud midagi kodeerid ja kordagi tegelikult seda keegi kasutada ei saa, siis sul on natuke nagu 2 kuud raisatud aega, mida sa oleksid saanud juba ära kasutada äri edu jaoks. Aga teine pool selles on ka ikkagi see, et mida kiiremini sa saad selle lõppkasutajani, seda kiiremini sa saad ka sealt pealt juba õppida. Ehk et Facebook näiteks on hästi palju promonud just seda, et see ei ole nagu puhtalt nii, et sa võidad ainult selles ajas, mis sa nagu kiiremini siis production'isse muudatusi lased, vaid tegelikult nagu läbi selle, kui palju sa kiiremini õpid, see läheb eksponentsiaalselt, see kasum nagu veel üles, sellepärast et lõpuks sa õpid nii palju rohkem, nii palju kiiremini ja toodad ka nii palju rohkem väärtust, et sa niimoodi saad liikuda oma konkurentidest, mis on tänapäeva ärimaailmas igal pool olemas, palju paremini ja edukamalt. Et muidu sa teed 2 kuud midagi, et siis jõuaks see kasutajani, kes ütleb, et aga ma seda üldse ei vajagi. Aga võib-olla nagu muidu sa saad juba kuskil teekonna alguses aru, et seda pole vaja, sa õpid sellesse, siis vaatad, kas midagi muud on vaja, sa ei kuluta aega asjale, mida ei ole nagu kellelgi vaja. Et seesama, mida ma enne võib-olla natuke teises vormis näitasin growth hacking'u juures, et selline pidev siis õppimine, tegemine, mõõtmine, et neid erinevaid vaateid on erinevates kohtades palju, aga kõik need põhinevad sellele, et need ringid siis, et kuidas asju teha ja kuidas asju mõõta ja sealt õppida, peaksid olema võimalikult lühikesed. Ja siin on siis ka üks näide, et üks meie klientena, üks meie suurimaid kliente EasyPark, et EasyParkis meie siis reliisime ehk et paneme toodangu keskkonda uusi versioone 4500 korda aastas. Seda on päris palju, arvestades kui palju on aastas päevi. Siis samal ajal Facebook siis uuendab oma keskkonda 6500 korda päevas. Et siis võib järeldusi teha, et kui tihti tegelikult Facebook live keskkonda commit'e teeb ja neid võimalusi, kuidas seda tehniliselt hästi ära lahendada, on väga-väga palju. Ma täna nendesse sisse ei lähe, aga kindlasti, kellel on huvi, siis kuna me oleme selle juurutamisega
juba aastaid tegelenud ja mitmetes kohtades selle väga edukalt tööle saanud, siis kindlasti võite ühendust võtta ja saame sellest täpsemalt rääkida. Nii, see oli nüüd continuous deployment ja seal siis sai kirja panna punktid 0-3 sellest vaatest, et kui tihti teie meeskond reliisib tootekeskkonda. Et me oleme öelnud, et kui see ikkagi on harvem kui nädalas korra, siis ta on 0. Ja kui ta nüüd on iga päev mitu korda, siis ta on 3. Ja kui ta on midagi seal vahepeal, no, siis ta on 1 või 2. 5. teema. Trunk-based development ehk et ta tegelikult on hästi tihedalt seotud continuous deploymentiga. Et kuidas siis arendada niimoodi, et tegelikult kõik arendajad kasutaksid kogu aeg ainult masterit ja ei tekiks sinna kõrvale hulk erinevaid harusid, mis hiljem tuleb merge ida. Võin jällegi varasemast enda kogemusest rääkida, et iseenesest oli väga vahva projekt, aga tihti läks ka asi selliseks, et väga palju oli erinevaid pikaajalisi harusid ja ikkagi nagu see pain, mis tuli sellest, et neid siis ühel hetkel kokku merge ida ja kõikide nende konfliktidega tegeleda, pluss sellest, et mis hetkel sa mida testida saad, sest sul igale harule pole nagu oma testkeskkonda ja kõik see nagu ei ole tänapäevases maailmas seda väärt. Et meie usume jah, et trunk-based development on jällegi see, mis siis tagab palju kiirema ja efektiivsema arenduslähenemise. 6. teema, testimine. Tegelikult kogu see super agile lähenemine on hästi palju selle sõnaga balanced ehk et tasakaalus seotud. Et ükskõik millest me räägime, siis igal pool peab olema tasakaal. Et kas või priority switch, siis see ei tähenda, et iga uue asja peale peab kohe hüppama, seal peab olema see tasakaal, et mis on mõistlik ja mis mitte. Aga siin on siis üks koht, kus me reaalselt kasutame seda sõna balanced ehk et kuidas ära organiseerida oma toote testimine, kui palju ja mis automaatteste kirjutada, kui palju hoopis võib-olla testida versus monitoorida, et see on nagu ka selline koht, kus võib-olla on klassikalised testipüramiidid ja on väga palju muid selliseid reegleid, et ma ei tea, mitu protsenti koodist peaks olema kaetud unit testidega, siis meie lähenemine on pigem olnud see, et tegelikult see kõik sõltub sinu olukorrast, sinu tootest, mis osad seal on kriitilised, mis osad seal on vähem kriitilised ja kogu see testimine ikkagi tuleks üles ehitada selliselt, et mis on just tasakaalus erinevate testide vahekord konkreetselt selle toote, konkreetselt selle koha jaoks. Ja sellele mõtlemine on ka kindlasti siis üks osa sellisest meeskonna arendusprotsessi ülesehitamisest. Ja just mõtlemine siis selles vaates, et ei pea võtma nagu raamatust ette reegleid, vaid pigem mõelda, et mis on just siin, just meile vajalik. Ning kui enne rääkisin continuous deployment'ist ehk et iga commit läheb kohe toodangusse, siis tegelikult selle kasutuselevõtt väga palju motiveerib arendajaid seda testimist ära organiseerima selliselt, et siis oleks tasakaalus ja mõistlik, sellepärast et siis on sinu isiklik huvi, et see kood, mis sa ikkagi nagu commit'id ja mis läheb kohe production'isse, ei teeks midagi katki. Ja siis ongi, et esiteks on oluline, et sa saad aru, mida sa teed, et sa tead, mis on päris nõuded seal taga. Teiseks on siin oluline, et kogu see tehniline arhitektuur seda toetaks, aga kolmandaks siis ka see pool, et sa ise mõtled, mis on need testid, mida ma vajan, et ma selle täie julgusega saaksin sinna lasta. Ja kindlasti ei ole lahendus see, et teeme automaattestid 100%, sest see jällegi on liiga kallis ja ei ole ka vajalik. Aga kus on see piir? Et jällegi üks oluline asi, millele siis mõelda kogu meeskonnaga. 7. punkt. Mikroteenused.
Mikroteenused on viimased aastad olnud väga popp teema ja kokkuvõttes peaaegu kõik ütlevad, jah, me teeme seda. See arusaamine tegelikult, et kas see on nüüd selle kõige ametlikuma definitsiooni järgi või mitte, on hästi-hästi erinev. Ja meie jaoks tegelikult ka ei ole üldse tähtis, et ta oleks nüüd, ma ei tea, täpselt sellele ametlikule mikroteenuste definitsioonile vastav. Aga mis nagu meie jaoks jällegi on tähtis, on see sama tasakaal, et ikkagi see arhitektuur oleks üles ehitatud selliselt, et ta võimaldaks organisatsioonil kasvada. Kui me siin enne rääkisime meeskonna suurusest, siis tegelikult seesama, et kui nüüd toode läheb nii palju suuremaks ja sinna on vaja juba 10 arendajat, 20, 30, 100 võib-olla, et kui nad kõik tegelevad nüüd ühe monoliidiga, siis seda organiseerida, seda nagu koordineerida on meeletu ajakulu. Aga kui tegelikult arhitektuur kasutab mikroteenuseid, siis on väga lihtne teha seda, et üks meeskond ongi 5 inimest, teine on 5 inimest ja samal ajal neil kõikidel on ikkagi oma selline äri funktsionaalsus toote osa, mille eest nad saavad selle full stack vastutuse võtta. Ehk et tegelikult nüüd see tehniline arhitektuur toetab väga suurelt ka just seda organisatsiooni ülesehitust tervikuna, et ta võimaldab skaleerumist nii organisatsiooni tasemel kui ka siis tehnilisel tasemel, et sul ikkagi on lihtsam teha muudatusi, mõju on väiksem, continuous deployment'i saad kasutada kergemini ja kõike muud sellist. 8. punkt, automation. Automation jällegi, kui rääkida, et võiks automatiseerida asju, siis selline default mõtlemine on, et jah, et okei, et me automatiseerime testid ära, me võib-olla automatiseerime siin pipeline'i ära ja see on kõik. Aga tegelikult, kui meie räägime automatiseerimisest, siis me mõtleme sellele, et automatiseerimine on ikkagi mindset, et on mõttelaad. Ta on see, et sa pidevalt mõtled, et kui ma pean midagi tegema korduvalt, siis äkki nüüd on koht seda ära automatiseerida. Et ükskõik, kas see tuleneb mingisugused tegevused meeskonnatöös või see tuleneb sellest, et hoopis kliendi tugi meeskonnalt korduvalt ja korduvalt küsib sama asja, et siis selle asemel, et kogu aeg neile vastata ja seda käsitsi teha, võiks hoopis selle funktsionaalsuse sinna tootesse arendada või see on midagi hoopis muud, kas või dokumentatsiooni genereerimine, kui see kuskil vajalik on, et kuidas nagu kogu seda poolt ära automatiseerida nii, et käsitöö jääks ainult sinna, kus ta on tõesti vajalik. Ja taas siin on oluline see tasakaal, et iga kord, kui tuleb sisse esimene nõue mingil teemal, siis see nüüd kohe ei tähenda, et aga arendame selle, et võib-olla see nüüd ikkagi ongi ühekordne ja siis ongi okei, et sa käsitsi käid ja teed selle kuskil andmebaasis muudatuse ära. Aga samas nii, kui ta nagu muutub korduvaks, on juba see koht, et tegelikult sa kulutad vähem aega automatiseerimisele ja pärast saad rohkem aega kulutada muule, kui see, et sa iga kord jäädki seda käsitsi tegema. Ehk et siin ei ole seda checklisti, vaid ta on mõttelaad, millele kogu aeg mõelda oma tootearenduse ja protsesside juures. Jah, et Google on öelnud, et kui keegi ikkagi vajab näppu, kui on vaja inimest, et su süsteemid normaalselt toimiksid, siis kuskil on midagi puudu. MVP mõtlemine. Mida tähendab MVP? MVP tähendab minimum viable product ja mida teda nagu klassikaliselt hästi palju mõeldakse, on siis startupi algfaasis ehk et nii-öelda see esimene toode alustamisest ideest kuni selle hetkeni, kui see jõuab lõppkasutajani esimest korda. On siis jah, ütleme selline klassikaline MVP tähendus ja võib-olla isegi vähemalt kõik need startupid, kes inkubaatoritest läbi käivad,
sellises faasis alati nagu teevad idee valideerimised ja kõik muud sellised olulised asjad läbi. Aga jällegi, et tegelikult see MVP mõtlemine peaks jääma kogu aeg alles, et ükskõik kui suur su toode nagu on, siis ikkagi iga uus funktsionaalsus, mis sa sinna lood, vajab samamoodi sedasama mõtlemist, et mis on see kõige väiksem jupp, mida ma saaksin täna teha, mida homme juba keegi kasutab ja seejärel sellest järgmine jupp ja järgmine jupp, et selle asemel, et see 2 kuud seda autot või jalgratast ehitada, võib-olla seal on ikkagi nagu need vahekohad, mis juba hakkavad väärtust looma ja mille pealt siis juba saab õppida. Et mulle meeldib hästi üks lugu, mis ta on hoopis teisest valdkonnast, ta on kunstivaldkonnast, kuidas üks kunstiõpetaja lasi omal tunnis 2 grupil teha tasse ja andis nendele gruppidele erineva ülesande. Ühele grupile andis ülesandeks, et nädala ajaga tehke nii palju tasse, kui te jõuate. Teisele grupile andis ülesandeks, et nädala ajaga tehke 1 ideaalne tass. Mis oli tulemus, kui nädala aja pärast kokku saadi? Et see grupp, kes tegelikult oli neid hästi palju neid tasse teinud, oli selle nädala lõpuks jõudnud palju kvaliteetsema tulemuseni kui see teine grupp, kes muudkui tegi uuringut, et kuidas seda ideaalselt teha ja tegelikult ei jõudnud sama kaugele. Ehk et seesama, mis on siin nüüd läbi käinud continuous deployment'i ja growth hacking'u ja kõikide nende teemade juures, siis tegelikult, kui sa järjest teed, järjest õpid, siis lõpuks sa saad nagu palju parema toote kui see, et sa mõtled üliperfektselt kõik läbi ja siis üritad nagu perfektselt selles suunas liikuda. Et minu jaoks võib-olla MVP mõtlemine seda sümboliseeribki, et ükskõik kui suured eesmärgid sul on, siis ikkagi alati alusta sellest väiksest ja liigu kogu aeg väikeste sammudega, sest sa lihtsalt sellel teekonnal õpid tohutult palju. 10. teema, kommunikatsiooni ahel. Et see on jällegi, kommunikatsioon on üks ülikeeruline koht inimeste jaoks, sellepärast et kommunikatsiooni üles ehitada nii, et ei oleks arusaamatusi, on võimatu. Inimesed lihtsalt alati ei mõista lõpuni teineteist, aga saab nagu ehitada seda selliselt, et neid kommunikatsioonivigasid ikkagi vähendada. Ja kui nüüd arendusest rääkida, siis jällegi seesama, et kui ma enne ütlesin, et meie jaoks on oluline, et meeskonnas on nüüd erinevad rollid, siin people lead, product lead, tech lead, siis samamoodi on tegelikult ikkagi oluline, et kus on mõistlik, seal toimub otsesuhtlus ehk et ei tekiks selliseid vahendajaid. Et ei saa öelda, et nagu alati 100% saab seda täita, sest mõningates kohtades on see vahendamine teatud aja kokkuhoiu juures vägagi õigustatud, aga jälle selle kommunikatsiooni ikkagi saab nii palju läbi mõelda, et seda vahendamist oleks minimaalselt. Ehk et tegelikult, kui nüüd arendajal on küsimus, kas arendada nüüd natukene ühte või teistmoodi, siis see, kelle käest ta peaks küsima minema, on ikkagi see inimene, kes tunneb seda kohta kõige paremini, see äriinimene. Ja sealt saadud vastus tegelikult nagu annab päris vastuse võrreldes sellega, kui need asjad nagu käivad läbi mitme inimese. Et selles mõttes jah, et ma jällegi olen olnud väga palju projektides, kus on väga põhjalikud analüüsid ja mõningates kohtades nad on igati õigustatud, aga jällegi on tegelikult kohti, kus see, kui arendaja otse räägib äriga ja väikeste juppide kaupa liigub, on nii palju efektiivsem kui kümnete lehekülgede kaupa täpselt ettekirjutamist, et kuidas seda lahendada ja siis nii-öelda läbi vahendajate liikumist, et sihuke põnev koht, millele alati mõelda, et kuidas seda mõistlikult üles ehitada.
millel on ka teine pool, et lõppkokkuvõttes iga arendaja tahab arendada ja terve nädal koosolekutel istuda ei taha keegi. Ja see ei ole ka lahendus ehk et kuidas nüüd leida jälle see tasakaal, et olulistes kohtades olla kohal, aga samas mitteolulistes mitte. Et aga nagu alguses sai räägitud, siis see, et aeg-ajalt on vaja selles lõppkasutaja kingades jalutada, siis see kindlasti aitab kaasa. Ja samas ka jah, et kui on küsimus, siis võib-olla just isegi kui sa ei tea kohe, kelle käest küsida, siis sa saad liikuda läbi küsimiste, et kelle käest ma ise otse saan küsida, mitte niimoodi, et mina küsin kelleltki, kes läheb, küsib kelleltki, kes läheb, küsib kelleltki ja siis hakkab see info samat bussi mööda tagasi tulema ja lõpuks kas päris vastus jõuab, tihti on ta moondunud. Et mida siin juures võtta saab, on jah see, et kui palju nagu on neid kohti, kus pärast saab öelda, et kui ma oleksin seda teadnud, siis oleks saanud teha teisiti. Et kui selliseid ütlusi tuleb tihti, siis järelikult saab midagi kommunikatsioonis paremini üles ehitada. 11. punkt. Autonoomia. Et autonoomia on hästi tore asi, et selle peale tihti küsitakse, et see on küll lahe, kui ma oma meeskonnaga saan teha kõike, mida ma ise tahan, nii kuidas ise tahan. Et kahjuks päriselt sellises maailmas me ei ela. Et kokkuvõttes ikkagi meil on suuremad organisatsioonid, meil on välised osapooled, meil on väga palju erinevaid kohti, millega tuleb arvestada, aga me samas ikkagi usume hästi, et iga tiim teatud ulatuses vajab seda autonoomsust, et teha parimad otsused. Sellepärast, et see tiim ise teab, mis tunneb oma toodet kõige paremini ja saab seal need otsused teha. Et miks me oleme siin nagu palju rääkinud sellest, et sellest miksist on tähtis aru saada, on just see koht, et kui siis sa saad aru miksist, siis sa tegelikult saad välja pakkuda selle parima lahenduse. Aga kui sa teed lihtsalt nii sellepärast, et keegi ütleb, et tuleb teha ja ise ei mõista seda, siis nagu tihti ei tule see parim lahendus. Et juba sellest arusaamine ja siis sellest kaasa rääkimine ongi see autonoomia. Ja teine koht siin võib-olla meie enda õppetunnid ka, et kuidas siis nagu tiimiprotsessid üles ehitatakse. Et kui me räägime superagiilsusest, siis superagile meie jaoks ei ole protsess, ta on pigem selline lähenemine, et ta on hulk selliseid põhimõtteid, mida me kasutame, aga milline on nüüd täpselt iga tiimi protsess, see tegelikult on iga tiimi enda üles ehitada, et igal tiimil on natukene erinevad inimesed, erinev toode, erinev ärivajadused ja üks nagu ei ole ühte nagu mega head protsessi, mis kõikidele sobib. Et Scrumil on omad põhimõtted, Kanbanil on omad põhimõtted, siis nad on veel seotud väga paljude muude asjadega ja kõiges on midagi head, aga lõppkokkuvõttes nagu see, mis just sellele tiimile sellel ajahetkel sobib, on vaja tiimil endal leida. Aga jah, mis võib-olla oli meie selline ebaõnnestumine, oli see, et me andsimegi tiimidele selle vabaduse, et mõelge ise oma protsessid välja ja sealt tegelikult tuli see kogemus, et see loob omajagu sellist, ütleme siis jalgratta leiutamist, et tegelikult kas see alguspunkt peaks olema ikka see, et alusta nullist protsessi ülesehitumist, vaid see, kuhu me nüüd liikusime, on see, et meil on olemas mingisugune default protsess nagu lähenemine ja sellest punktist edasi on see, kus tiim hakkab muutma seda enda jaoks sobivaks. Et sellised põhiväärtused, põhilähenemised on paigas ja samas siis mingisugune algprotsess on paigas, aga see, kuidas seda kogu aeg endale sobivaks muuta, see on jällegi see, kus meeskonnal on siis autonoomsus seda teha. Ja kindlasti jah, alati tuleb mõelda sellele, et meie tiimi protsess ei pea sobima mitte ainult meile, vaid peab sobima ka kõikidele, kes meiega kuskilt moodi seotud on. Et see koostöö ei tohiks ära ununeda. Ja olemegi jõudnud eelviimase punktini.
see on siis turvatunne. Ja turvatunne minu jaoks võib-olla on just sellisest kahest vaatest hästi oluline, et miks turvatunne organisatsioonis on tähtis, ongi siis ta aitab luua seda innovatiivset keskkonda. Ehk et väga mulle meeldib Elon Muski ütlus, et kui sa ei ebaõnnestu, siis sa tegelikult ei saa kunagi olla innovatiivne. Ehk et innovatiivsus alati eeldab seda, et sa pead julgema ka ebaõnnestuda, sest muidu ei saa nagu jõuda selliste asjadeni, mis on uuenduslikud. Ja organisatsiooni kultuuris ja meeskonnas siis sisse tuua sellist keskkonda, mis soodustab ebaõnnestumist, on kindlasti väljakutse, aga samas väga oluline. Et tegelikult eduni jõudmine eeldab seda, et sulle on ka okei, et sa ebaõnnestud ja sa koos meeskonnaga suudad seda taluda, suudad sealt edasi minna, suudad tegelikult sealt õppida. Eestis mõned aastad tagasi tehti sellist hästi ägedat üritust nagu ebaõnnestumise päev. Ta oktoobri alguses oli, ma 3 aastat vist käisin seal ja minu arust seal jagati nagu nii ägedaid lugusid ja sellest, et just ebaõnnestumine on see, mis tegelikult õpetab ja mulle meeldib, et seal öeldi ka see, et tegelikult kui sa nagu oskad ebaõnnestumisest õppida, siis sa võid lõpuks öelda, et ma ei ole kunagi elus ebaõnnestunud, sest ma olen lihtsalt ainult õppinud. Ja õppimine on see, mis enesearengut ja organisatsiooni arengut ja tiimi arengut toetab ja edasi viib. Ja teine pool võib-olla ka sellisel turvatundel on siis sellise mängulisuse sissetoomine, et asjad tegelikult ei ole nii tõsised, kui me vahel neid võtame. Kui võtta asju mänguna ja lihtsalt neid teha ja katsetada ja proovida teisiti, siis see kõik on palju lihtsam, palju turvalisem, palju lõbusam ja palju tulemuslikum. Ehk et kui me tegelikult tahame ikkagi keskkonda, mis oleks loominguline, mis toetaks innovatsiooni, siis ei peaks nagu olema ülemäära tõsine, et võib asju võtta väga mänguliselt. Ja mängulisus tegelikult aitab ka inimestel väga palju keskenduda paremini, sellepärast et sa oled rohkem hetkes ja ta aitab ka nii-öelda jätta kõrvale igasugused oma hirmud, mis meil kõikidel on ja samal ajal hoopis siis tõesti keskenduda nendele tulemustele ja liikuda nende suunas. Viimane punkt 13, et me tahame, et kõik meie tiimid ka tähistaksid ja see väljakutse tuli meieni sellel hetkel, et kui me tajusime, et kui arendusmeeskonnad reliisivad 2 kuu tagant, siis see reliis on nagu asi, mida tähistada ja see võib-olla see tähistamistunne tuli iseenesest. Aga kui sa reliisid mitu korda päevas, siis sul ei ole seda ühte suurt ühest küljest stressiallikat, aga teisest küljest ka tähistamisallikat ja siis kipub see tähistamine ära ununema. Ja ka tegelikult teadlikult saab seda tähistamist ikkagi tiimidesse rohkem tuua. Et mida tähistamine meile annab, ta annab nagu selle tunde, et me teeme ikkagi midagi väärtuslikku ja seda saab siis sisse tuua läbi erinevate kohtade nagu aitäh ütlemine, kiitmine, võtta aega sellele, et mis on hästi, et oma elevust jagada, et tähistamine ei pea alati tähendama seda, et minnakse, ma ei tea, välja, tehakse mingit üritust koos, eriti tänases maailmas on seda väga raske teha. Aga tähistamine võib ka olla see, et võtame ühiselt selle aja, et teineteist tänada, kiita ja rääkida sellest, mida me oleme saavutanud ja ütleme siis arendusmeeskonnad tegelikult saavad väga edukalt tähistada ka äriedu hoopis, et kui jõutakse selle põhjatähe nii, et ma ei tea, esimesed 1000 kasutajat või esimesed 5 maksvat kasutajat või mis iganes ta parasjagu on, et siis see on nagu alati väga hea koht tähistamiseks ka arendusmeeskondadel.
et kuidagi ta kipub nii olema, et kui me selleks teadlikult aega ei võta, siis ta ununeb või jääb märkamatuks, aga tegelikult väga oluline osa iga meeskonna tööst. Ja selline ta oligi, 13 punkti, lähenemine, kuidas siis võiks ühte tootearendust teha. Väga lähenemine, milleni jõudmiseks tuleb vaeva näha ja mis kindlasti ei ole lõplik tõde ja ainus tõde, et igal pool on erinevaid põhjuseid, igal pool tuleb mõelda, mis on ratsionaalselt just siin kõige mõistlikum. Aga see on üks siis selline viis ja meie siis kasutame seda Super Agile skoori. Küsimus oli, et mitu punkti peab olema täidetud, et saaks öelda, et ma teen agiilset arendust. Jällegi, ma ütleks, et need punktid on suhteliselt subjektiivsed, et võin öelda, et kui meil on siin ettevõttes 20 meeskonda, kes kõik teevad seda ketast läbi, siis isiklikult võin öelda, et vahel meeskonnad, kes saavad madalama punktiskoori, on tegelikult võib-olla isegi lähemal sellele ideaalile kui meeskonnad, kes saavad kõrgema, sest aeg-ajalt, kui sa tead, kui palju saaks olla parem, siis sa hindad seda madalamalt kui see, kui sa üldse ei teagi, et saaks veel paremini. Nii et selles mõttes see punktide arv paraku ei ole see, mis otse ütleks midagi. Et see, kui sa teed seda workshopi, siis see, kus see väärtus tuleb, on see, et sa hakkad mõtlema, kuidas iga punkti juures saaks veel paremini. Ja see on see väärtusloov koht. Väärtus ei ole nagu see punktide arv. Aga ütleme üldiselt ikkagi selliseid nulle ja ühtesid võiks olla minimaalselt mõned üksikud. Et siis on juba väga super. Aga mis on minu arvates kõige tähtsamad? See nüüd ongi see koht, et tegelikult ta moodustab selle terviku, et alguses me tegime seda tabeli kujul ja siis me nagu jõudsimegi selleni, et ma ei tea, tabel nagu ei anna üle seda nägemust, et see on üks tervikring ja kõik need elemendid toetavad teineteist ehk et sa ei saa teha continuous deployment'i, kui sul puudub MVP mõtlemine ehk et sa ei oska asju tükeldada, kuidas sa siis neid väikeste tükkide kaupa production'isse viid. Kui sul ei ole nagu toimivat meeskonda, siis jah, kuidas sa nagu ehitad seda arhitektuuri või kui sul ei ole seda turvatunnet, siis sa jälle, ma ei tea, kardad ärile kaasa mõelda, et nad ikkagi nagu toetavad teineteist ja sellepärast ma ei saa jah öelda, et üks on tähtsam kui teine. Aga jah, et meil märtsikuus siis tuleb ka äpp välja, et äpp lihtsalt aitab seda workshopi läbi viia, needsamad 13 teemat on seal, mida saab siis meeskonnaga ühel ajal vastata ja mõte on siis, et kõik panevad oma esialgse hinnangu ja seni tuleb arutada, kuni see hinnang siis iga punkti juures jõuab ühe ja sama numbrini, et see on siis see tänane seis. Ja seda saab siis selliste retrode läbiviimisel kasutada, see äpp saab olema täitsa tasuta, igaüks võib selle endale alla laadida ja arvan, et kuskil paari nädala pärast tuleb meil selle launchi üritus, et see info saab olema meie Facebookil, meie kodulehel, et sealt saate jälgida, millal siis see äpp saab kõikidele kasutatavaks. Ja sellega nüüd ongi minu poolt kõik, et soovin kindlasti suurelt unistamist, aga samal ajal siis väikselt alustamist. Ja kui on küsimusi, siis võite julgelt ühendust võtta mulle kirjutades või LinkedInis või kuskil mujal. Ja kui praegu on veel küsimusi, siis kirjutage chatti ja vastan hea meelega. Nii. Tundub, et hetkel nii, mis positsioonid meil avatud on? Meie otsime peamiselt täna ikkagi arendajaid ja siis samas tegelikult otsime ka selliseid people ja product lead rollis inimesi, et need on põhilised. Veidikene oleme ka mõelnud, et sellist disaini kompetentsi võiks rohkem olla
ja jah, need on põhilised rollid, mida me täna otsime. Okei, aga kas front-end arendajad eraldi ka otsite või ainult nii-öelda full stack? Otsime küll eraldi ka, et nagu ma enne ütlesin, siis see tegelikult full stack tiim ei tähenda, et seal oleksid kõik full stack arendajad. Full stack tiim tähendab seda, et meeskond töötab koos ja see, et seal on keegi, kes on nagu just frondi kallakuga ja keegi, kes on back'i kallakuga, et sõltuvad tiimist, see on väga okei. Aga võib-olla mida me ikkagi ootame ka sellelt frondi arendajalt on see, et ta nagu tahaks vähemalt mõista teatud tasemel ka seda suurt pilti, aga see ei tähenda, et igapäevaselt ta ikkagi ei võiks keskenduda frondile, kuid et ta mõtleb kaasa laiemalt kui ainult frondi pool. Ja siis on küsimus, et pigem kogenud inimesi või mentordamist vajavaid. Me ikkagi võtame mõlemaid, me võtame ka algajaid, aga me võtame algajaid ikkagi suhteliselt piiratud, sest me tahame, et iga algaja, kes meile tööle tuleb, liiguks kohe kuhugi reaalsesse tiimi ja seal tiimis ta siis teeks kohe päris asju, sest me usume, et niimoodi õpib kõige rohkem ja et see tiim siis oleks tasakaalus, siis ei saa neid seal liiga palju olla, selliseid, kes tõesti veel üldse kogemusi ei oma. Ehk et jah, ütleme siis nii, et päris algajate puhul on meil lihtsalt see limiit üpris väike, aga aeg-ajalt ikkagi võtame, jah. Mis on suurimad võidud, mida SuperAgile põhimõtete järgi töötamine on andnud? Minu jaoks kindlasti rahulolevad kliendid ja nagu kliendid, kes muudkui suudavad rohkem ja rohkem kasvada, sellepärast et nad teevad õiget asja. Ehk et see väärtus, mis tuleneb jah just sellest, et sa ei kuluta oma aega sinna, kuhu võib-olla ei peaks kulutama või et sa teed seda aeg-ajalt, aga sa vähemalt saad sellele kiirelt jälile ja iseennast tunned paremini, kui sa kogu aeg arened ja samas nagu sa näed ka seda, et sa suudad luua päriselt väärtust. Et see annab nagu väga hea heaolu tunde. On veel küsimusi? Tundub, et praegu rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh ja loodetavasti leidsite midagi, mida endaga siit kaasa võtta.